Tere päevast, head üldhooldekodude juhatajad, esindajad. Täna meil on siis suurepärane võimalus läbi viia järjekordne teabepäev. Ja loomulikult me tahame seda teha meil hetkel siis kõige olulisematel teemadel, milleks kindlasti üks on vaktsineerimine ja üleüldse, kuidas me siis ütleme sellises COVID-olukorras hakkama saame. Ja ma ise omalt poolt tahaksin panna kõigile südamele ja seda rääkides nii ka siis Sotsiaalkindlustusameti positsioonist vaadates kui ka siis terve teenusesektori olukorda hinnates, et kui me räägime COVID-kriisist, siis palun ärme räägi või ärme kasuta sõna kriis, et tegelikult kriis on midagi ootamatut. COVID on siin meil selleks, et pigem tuli selleks, et jääda ja meie ülesanne on selle olukorraga võimalikult hästi kohaneda ja kindlustada siis jätkusuutlik tegevus. Keeruline, aga see on tänane elu ja me kindlasti anname kõik omalt poolt parimat, et sellega hakkama saada. Ja päevakorras ka, me oleme seda teemat katnud ja ma usun, et tuleb kindlasti info, mis te saate, on teie jaoks oluline, huvitav ja kindlasti küsige. Me olen väga tänulikud, kui te annate tagasisidet ja küsite. Ja üks väike veel, teemalõik, millele ma tähelepanu juhin, on siis viibimiskoha registreerimine, mille kohta meil on ka päevakorra punkt. Ja ma ise omalt poolt ütlen, et see on selline oluline teema, et kui me räägime riigis infohaldusest, et riik toimiks, siis see on üks koht, kus me saame öelda, et kui me selle ära teeme, siis me oleme andnud panuse selleks, et meil andmed jookseks ja eriti kui meil sellised kriitilised olukorrad, kus me peame kiiresti andmeid vahetama ja mille baasilt tehakse otsuseid, siis see on tegelikult üks koht, kus palun teil kõigil tõsiselt suhtuda, kuulata seda informatsiooni ja samuti, kui on küsimusi, andke teada. Omalt poolt mul on hea meel sisse juhatada Rait Kuuset, kes tuleb kohe rääkima COVID ja hooldekodude teemal ja soovin teile kõigile sisukat päeva ja palun. Aitäh, tere ka minu poolt. Sotsiaalministeeriumi jaoks hoolekandesektori toimimine ja hea käekäik on ääretult oluline. Pole vahet, et kas siis on pandeemia juba esimene, teine või kolmas laine, aga selge on ju see, et nagu ka Sotsiaalkindlustusameti peadirektor ütles, et tegemist on sellise reaalsusega, kus me peame elama. Ja nüüd mina kasutan seda võimalust teie ees olles, et näidata teile paari pilti võib-olla hoolekandesektorist. Andmeid on meil ju järjest nagu rohkem ja andmete põhjal peaksime olema suutelised ka nutikalt kõik otsustama, et mida asja edasi teha. Nüüd minu ettekande peaks olema teie ees ja lähmegi kohe selle juurde, et kui me räägime hooldekodude olukorras, siis tavapäraselt hooldekodud oma tegevusega jäävad COVID-i olukorras silma siis, kui midagi ei lähe nii, nagu võib-olla inimesed arvavad, et peaks. Kahjuks neid näiteid meedias vähemasti kõlab nagu rohkem kui neid näiteid, kus asjad õnnestuvad. See on mõnes mõttes ka selline tavapärane olukord meie jaoks, et kui uudist ei ole, siis uudist ei ole, et hea uudis tavaliselt ei kõneta, et nüüd COVID-i raames vaadatakse eriti teravdatud tähelepanuga seda, et kuidas üks või teine hooldekodu asjadega hakkama saab. Ja nüüd, eks siin sõltub ju tegelikult väga palju sellest, milline on teie hea praktika, kuidas te juhtidena kasutate neid võimalusi, mis teil on selleks, et hoolekandeasutuses elavad inimesed oleks hoitud, samal ajal ka, et neil oleks ka tagatud siis kontakt välisilmaga. Küll aga sellised pealkirjad, et viirus murrab hooldekodudesse, töötajad on vaktsineerimata, pooled töötajad surid, need kujundavad hoolekandesektori üldist mainet ja ilmselgelt sektoril on väga raske, kui kõlama jäävad sellised näited, et just kui
hoolekandeasutused ei tee oma tööd korralikult. Et Sotsiaalministeeriumi vaates tegelikult me teame seda, et enamik teeb oma tööd korralikult ja me teame ka seda, et mitte alati ka tööd korralikult tehes ei ole võimalik viiruse levikut täielikult vältida. Küll aga teame ka seda, et vaktsineerides on võimalik need kahjulikud tagajärjed siis ära hoida või neid suures mahus nii-öelda ennetada ja sellest ma natukene ka paari pildiga räägin, et miks me arvame, et see on kõige tõhusam tee nii-öelda edasiminekuks. Nüüd 37. nädala pilt on nagu siin, et siin hooldekodude nakatumise näitajad on olnud tõusuteel, sügisene aeg, teate ise, et ka viirushaiguste levik on hooldekodudes sellel ajal tavaliselt hoogustumas. Täpselt sama on ka nii-öelda COVIDiga ja täna me nagu näeme seda, et ütleme, et hooldekodude nakatumise protsendid on seal olnud nii-öelda kõikumises, aga nad on siiski märgatavalt olemas. Nüüd, kui me vaatame siis kollete informatsiooni, siin on natukene 37. nädala kollete informatsioon, 17 hoolekandeasutuse kollet, et täna on üks kolle vähem juba tegelikult ja selgelt kõik need nii-öelda kolded, et kus siis on meil väga selgelt hooldekodudes COVID sees ja kus erinevad ametid ka koos teiega seal tegelevad, et olukorda hoida stabiilsena ja tulla sellest võimalikult vähest kahjudeta välja, et need on meil eritähelepanu all. Nüüd, mis teeb nagu murelikuks nii ministeeriumi, küllap ka teid ja ka ütleme, avalikkust, on see, et kui need kollete arv jõudsalt kasvuteel on. Et tänases päevas me näeme nagu tegelikult seda, et hooldekodude siis ütleme, olukord ei ole ütleme selline, kuidas seda öelda siis, et me ei näe nagu nii-öelda selle kahanemise märku, et need kolded nüüd ei tuleks nagu juurde, et pigem oleme näinud nagu siin, et sügisel on ühtäkki nagu üsna palju olnud peale sellist üsna rahulikku suve neid probleeme nii-öelda nakatumisi hoolekandeasutuste sees, mis omakorda sunnib siis nii-öelda tähelepanelikkusele ja sunnib ka nii-öelda olukorda täpsemalt analüüsima ja sellega tegelema. Nüüd, kui me vaatame siis nii-öelda seda, et kui palju on siis haigestunud osakaal siis hooldekodu elanikud, et kui palju nad moodustavad sellest, siis see võib-olla ei ole nagu ülemäära kõrge, aga teistpidi jällegi, kui me vaatame seda, et kui palju siis hoolekandeasutuste klientidest koormatakse meie tervishoiuressurssi, siis siin on jällegi nädalast nädalasse nüüd sügisel tõusnud see osakaal, et kus teie nii-öelda siis elanikud vajavad haiglaravi, mis omakorda tähendab seda, et see on ühelt poolt väga kulukas ja teistpidi ta võtab ära siis nii-öelda väga palju ressurssi, sest et tavapäraselt need, kes hoolekandeasutustest haiglasse satuvad, on ju ka rohkemat nii-öelda abi ja tähelepanu vajavad ja see tervishoiuressurss on meil teatavasti üks selline kriitiline nii-öelda koht, et millega me peame tegeleda. Nüüd ilmselgelt on see, et mida vanemad inimesed on, et seda rohkem nad nii-öelda haavatavad on. Nüüd, kui me vaatame siis seda, siis nagu täna, ütleme, hoolekandeasutuses nakatunud moodustasid siin natukene alla 8% kõikidest haiglasse sattunutest, aga samal ajal jällegi, kui me vaatame COVID-surmasid, siis selge on see, et hooldekodude elanike nii-öelda osakaal COVID-surmade hulgas on endiselt väga kõrge. Et täna me näeme, et nii-öelda kolmandike natukene peale siis nii-öelda kõikidest surmadest on seotud hooldekodudega, hoolekandeasutustega. Mis omakorda selgelt ütleb seda, et hoolekandesektor on sektor, mis peab tegutsema väga kõrgete standarditega, olema väga hoolikas ja tegelikult saama hakkama võib-olla isegi palju rangemate tingimuste kehtestamisega oma töötajate osas, oma töökorralduse osas, kui võib-olla tavapäraselt mõned teised sektorid. Sest et tagajärjed on ilmselgelt väga rasked.
Nüüd näitan ka paari pilti siis selle kohta, et mida te küllap olete võib-olla ka avalikust inforuumist ka näinud, et meil on selline vaidlus, et nii-öelda, et umbes, et meil ei olda nõus vaktsineerima, et vaktsineerimine selles mõttes, et ei anna midagi ja näete, et ka vaktsineeritud inimesed siis nii-öelda haigestuvad ja surevad. Et tegelikult nagu andmestik nagu näitab, et mida nii-öelda nagu vanusegrupp edasi, et kui me vaatame siis seda, et tegelikult ikkagi mida vanem inimene ja vaktsineerimata, siis ütleme, seda rohkem ta vajab siis tervishoiusüsteemi tähelepanu. Et mis omakorda nagu tähendab seda, et kui seda tulpa nagu vaadata, siis tänased andmed ütlevad ikkagi seda, et haiglasse sattumine nii-öelda ka nende vaktsineeritute hulgas siis on ikkagi selles mõttes kordades nagu väiksem kui nende hulgas, kes siis on vaktsineerimata. Nii et, ja kui te vaatate seda aegrida samamoodi siis nii-öelda vanuse lõikes, siis hooldekodudes tegelikult täna on ju vanemaealised inimesed, mis omakorda tähendab seda, et jällegi risk hooldekodudes nii-öelda selle järele, et inimesed saavad või põevad või väga raskelt juhtudel, kui nad on vaktsineerimata, on ääretult suur ja tõenäoline. Ja nüüd näidates siis nii-öelda ka siin suremuse andmeid, siis ütleme siis nii, et tõenäosus, et hooldekodus või ütleme vanemaealine inimene sureb ära, kui ta satub või saab nakatub COVID-isse ja on vaktsineerimata, on kordades suurem kui siis, kui ta on vaktsineeritud. Nii et lisan siia juurde veel ka Terviseameti sellise tähelepaneku nendest samadest kolletest, millele ma siin viitasin, et juhul, kui need kolded täna nagu hoolekandeasutustes tekivad, siis vaktsineeritud inimestel reeglina, mitte küll kõigil, aga reeglina on siiski see läbipõdemine kergem, sümptomid on kergemad, ka asümptomaatilisust on rohkem, nii et omakorda tähendab see jällegi seda, et see vaktsineerimine tegelikult omab nagu päris suurt mõju sellele, kuidas inimesed ka sellest nakatumisest välja tulevad. Nii et pildid, andmetel põhinevad pildid näitavad meile täna nagu seda, et vaktsineerimine on vajalik, kasulik ja tegelikult päästab inimelusid. Nüüd ma saan aru, et seal on väga palju erinevaid raskuseid ja väga keeruline on saavutada siis seda olukorda, et nii töötajate kui ka ütleme oma siis elanike hulgas saavutada võimalikult kõrge vaktsineerituse protsent. Nagu on varem öeldud ka siin peaministri suu läbi, et siis sellist kohustuslikku vaktsineerimise nõuet sellisel kujul nagu ei tule, küll aga on igal tööandjal võimalik otsustada riskianalüüsi tehes seda, et millised on need hooldekodumeetmed, kuidas nii-öelda vaktsineeritust suurendada, kuidas nagu nii-öelda see vaktsineerimine võiks siis nende tööandja rakendatavate meetmete seas olla siis nii-öelda, või kus ta nende meetmete hierarhias siis nii-öelda nagu on. Et siin hiljuti oli meil selline avalikkuses läbi siis uudistevoo nii-öelda, et seisukohtade vahetus siin mõnede hoolekandeasutuste juhtidega, et umbes, et mina ei tea, kõlas see üks sõnum sealt, et mina ei tea, kuidas minul hooldekodus asjad vaktsineeritusega on, et ma ei usu, et juht seda ei tea. Ma arvan, et juhid tegelikult peaksid seda teadma, pluss siis veel, et Haigekassa on täna vähemasti suuremate hooldekodude puhul pakkumas ka sellist võimalust, et saada siis enam-vähem indikatsioon, et milline see umbkaudne protsent siis nii-öelda töötajate vaktsineerituse osas konkreetses hoolekandeasutuses on, et seda võimalust ma soovitaks kõigil kasutada, mida Haigekassa on reklaaminud. Nüüd, kui ma vaatan siis nii-öelda meie küsitluste ja erinevate andmete pealt kokku pandud pilti, mis ei ole võib-olla ütleme selline sendi pealt täpne, siis hooldekodude elaniku sellised protsendid varieeruvad, et kui erihoolekandes on 60–100% ja erihoolekandes nii-öelda silma järgi, me ütleksime, et olukord elanike osas on palju parem, siis üldhoolduses on see varieeruvus seal 10–100% teie enda antud andmete nagu nii-öelda siis põhjal. Et minu arvates selline skaalal ütleme 0–100 nagu erisus erinevate hoolekandeasutuste vahel, see on liiga suur erisus selleks, et olla rahul sellega, milline on vaktsineerituse tase hoolekandeasutustes. Ja nagu ennem ma siin näitasin ka mõnda slaidi, siis sellel on ka väga selged tagajärjed sellele, et kas inimesed jäävad ellu või mitte. Ja me täna nagu näeme siis seda, et see vaktsineeritus hoolekandeasutustes peab tõusma. Meie hinnangul, muidugi ta võiks olla ideaalis, et kõik töötajad ja kõik elanikud on vaktsineeritud, kellel ei ole mingisuguseid väga selgeid tervisest tulenevaid vastunäidustusi sellele vaktsiinile, mida siis saab arst hinnata.
aga noh, sinnamaani on veel tükk teed, et ütleks nii, et üle 90% vaktsineeritus igas hoolekandeasutuses võiks olla meie kõigi nagu nii-öelda selline juhtimisülesanne. See aitab nii-öelda siis hoida kokku nii hoolekandeasutuse enda kulusid, kui ka noh, tegelikult hoiab siis ühiskonda paremini avatuna ja kasutab ka maksumaksja ressursse paremini, kui vaadata siin kas või siis tervishoiu või muude nagu ametite nagu kulusid. Nüüd noh, üks sõnum võib-olla veel, et siin on räägitud, et meil oli üks meede, et kas see meede jätkub, et mis puudutab seda palgatoetust nii-öelda juhul, kui on COVID-kolle, palgatoetuse meedet sellisel kujul me ei jätka, sest et see meede oli siis vajalik, kui puudus vaktsiin, kui puudusid isikukaitsevahendid, hooldekodud olid väga nagu raskes olukorras nagu ülejäänud ühiskondki ja noh, siis valitsus toetas tegelikult hoolekandeasutusi, kui see kolle tuli, et palgata lisatööjõud ja nii edasi. Selliseid meetmeid nagu nii-öelda, mis siis noh, nii-öelda aitavad toime tulla kahjuliku tagajärjega ei tule. Küll me kaalume meedet, et hooldekodusid võib-olla siis toetada juhul, kui nad on saanud hakkama selle juhtimisülesandega, et töötajatest enamus oleks vaktsineeritud, aga see on praegusel hetkel arutelu faasis, et ilmselgelt me ei hakka nagu kompenseerima seda, et kui siis ühe või teise nagu nii-öelda ütleme siis noh, mure tulemusena nagu nii-öelda tekib kolle, et see kollete nagu nii-öelda lahendamine noh, ütleme siis vahetult on täna nagu nii-öelda hooldekodude enda nagu kanda. Küll meie ametite siis nii-öelda nõustamisel ja abiga. Nüüd me oleme ka natuke ümber korraldanud siis COVID-teemade juhtimist ja siin panen ka slaidile teile, et kes on siis need inimesed, kes teie teemadega peaksid vahetult tegelema, teiega kõik küsimused vastu võtma, nendele vastama võimalikult kiiresti ja ka vajadusel, kui see vajadus on olemas, ka ministeeriumile edasi saatma, kui see Sotsiaalkindlustusameti nagu nii-öelda pädevusse ei kuulu, võib-olla mingi küsimuse lahendamine. Me näeme, et Sotsiaalkindlustusamet on teie partner igapäevaselt, et aidata lahendada siis kõike COVID-iga ja muude võib-olla küsimustega seonduvat. Hooldekodude sellise suuna juht on Raivo Sults, olukorra pilt, ülevaated ministeeriumile, ka teile jagada asjakohane nõu, küsimused, vastused, info, erinevate sotsiaalsektorite meetmete info ja nende selgitamine ja samamoodi ka järelevalve, mis on siis nii-öelda ka ameti üks selliseid põhitegevusi, et siis te teate, nagu, kelle kaudu on võimalik nagu saada kõikidele küsimustele vastuseid. Ja noh, loomulikult, kui need vastuseid teile tundub, et vajate nagu rohkem või ei saa, et siis alati on mõistlik pöörduda ka Sotsiaalministeeriumisse, et lahendada võimalikult siis nii-öelda kitsaskohad ja olukorrad kiiresti ära. Nüüd kokkuvõtvalt noh, mis on ootus võib-olla siis sektorile endale, on see, et kasutage ära kõik võimalused oma töö kvaliteedi tõstmiseks, täpse juhtimisinfo saamiseks, on need siis Tööinspektsioon, on see Sotsiaalkindlustusamet, on need muud nagu nii-öelda nagu võimalused, et neid võimalusi on, siis noh, selgelt on see, et meie peame oma inimeste kaitsmisega tegelema, peame seda panust tõstma, peame ka nii-öelda päev-päevalt nagu nii-öelda olema väga selged oma kommunikatsioonis oma töötajatele, elanikele, et mis siin olukorras nii-öelda kõige parem lahendus on, mida meil andmed näitavad, sealhulgas tuleb fookuses hoida ka vaktsineerimise edenemist, seda enam, et meil on varsti siin oktoobri algus loodetavasti ka küsimus siis tõhustusdoosides, ehk siis kolmandates doosides, et mida hakkame me korraldama siis, kui vastav luba on Euroopa Ravimiametilt saadud. Et arvan, et see tuleb kuskil seal oktoobri alguses, mis omakorda tähendab seda, et siis me peaksime nagu nii-öelda teiega koostöös nii-öelda suutma ka selle kolmanda doosi vaktsineerimise läbi viia. Ja noh, lõppkokkuvõttes ütlen ka seda, et hoolekandesektor peab ka ise organiseeruma, et seista oma hea maine eest ja et need sisemised kõrged standardid kehtiks igal pool ühetaoliselt. Seda ei saa keegi teie eest teha ja noh, ütlen veel seda, et eks noh, alati me võime siin rääkida, et kas hooldekodu koha tasu on nii-öelda nagu õiglane või mitte, hinnakujundust riik iseenesest ei ole omalt poolt nagu nii-öelda kuidagi pidi reguleerinud, et see on teie enda nagu nii-öelda noh, otsuse tulemus, et milline see hind parasjagu nagu olla saab, aga hinnatõusude puhul ütleksin ka seda, et inimesed ootavad ka kvaliteedi tõusu. Nii et need kaks asja käivad tõenäoliselt ikkagi omavahel väga selges korrelatsioonis, nii et seda te küllap peate nagu siin silmas pidama, et ootused järjest hoolekandeasutustele, üldhooldekodudele, ka erihooldekodudele tõusevad
ja need kindlasti ei hakka ajas langema, mis tähendab omakorda ka seda, et vaja on veelgi paremat personali, vaja on veelgi kvalifitseeritumaid nii-öelda meetodeid, tööoskusi ja see on hoolekandesektori tulevik, nii et siin selles mõttes kvaliteedile ootused järjest kasvavad ajas. Ja nüüd üks täiendav võimalus ka hästi kiiresti, küllap te olete kõik kursis ja ma loodan, et kui see taotlusvoor nii-öelda üldhooldusteenuse kohandamise jaoks avaneb, et siis juba esimestel päevadel on see meede ennast nii-öelda siis nagu ammendunud taotlustega, meil on seal kõigest 4 miljonit raha nii-öelda hooldekodudele pakkuda, me loodame, et 100 hooldekodu sealt saab toetust, et teha vajalikke investeeringuid selleks, et tõhustada siis nakkushaigeste leviku tõkestamist ja ootame nagu väga, et te teeksite nii-öelda kõik selle eeltöö enne seda taotluse avanemise kuupäeva ära, täna on võimalik neid taotlusi juba sisestada ning lisan veel, et teadupärast seal ei ole ka omafinantseeringu nõuet, nii et palun kasutage seda võimalust võimalikult aktiivselt. Ja mina omalt poolt lõpetan, natukene läksin ajast üle, vabandan selle pärast, loodan, et me saame väga hea ja vastastiku diskussiooni nendel teemadel, mis teile on olulised. Aitäh!